ma ei saagi nüüd öelda, mida see vaikus tähendab. Absoluut. Kus kohas sinna? Mis? Lihtsalt. Sest et tüüpiliselt sulgude avamine viib kuskile, jah? See on selles suhtes õigus, et tüüpiliselt sulgude avamine viib kuskile, aga mõnikord see viib teid lausa lahenduskäigust kaugemale. Aga siin puhul see sulgude avamine teid kaugemale ei vii. Aga kas keegi viisiks mulle sõnadega lahti seletada, mis see asi see joonis on? Ei. Nagu selles suhtes kõik need nurgad on kokku nagu 360. Ülihea. Et siin on 3 nurka, 1, 2, 3. Ning kokku nad teevad meile ringi. See on kusjuures kõige olulisem asi selle ülesande juures, mida teada. Ma teen näiteks selle siin, teen roheliseks, selle teen punaseks. Viimase teen näiteks niiseks. Ülinais. Kas nad veel üldse minema nüüd? Äkki mitte. Need kõik kokku annavad ringi, ehk siis 360 kraadi. Aga mis nad nii koledalt meile antud on? Miks ei ole öeldud näiteks selle sektori kraad otse välja? Mis selle põhjus võiks olla? Täpselt nii, et need on teile nii koledasti antud selle jaoks, et te näeksite vaeva. Et te oskaksite nagu arvutada või et teil oleks probleemi, millega tegeleda. Ja see ongi see probleem, et me peame kõik need nurgad välja arvutama. Kõik need koledad nurgad, mis meil antud on. Ning me kasutame selleks seda 360 kraadi mõtet. Kuidas me siis seda teeme? Kuidas me neid nurki siis arvutame? Does anybody have an idea? Olgu. Liidab kõik kakku ja saab pöördub 360. Kes seda ütles? Okei, saab jätkab. Täpselt nii. Ehk siis ütle mulle, mida ma kirjutan tahvlile. Alustame rohelisega. 10x miinus 20. 10x miinus 20 kraadi. Nii. Ma panen ta sulgudesse, sest et siis on lihtsalt nagu näha, et ta on see üks nurk, kuigi tegelikult siin ei pea sulg olema. See on see esimene nurk. Temale liidame me otsa punase ehk siis 5x pluss 5 kraadi. Väga kena. Viimasena tuleb meile nüüd on markerite vahetamine. Siin. Ning nüüd ma avangi äkki sulud ära. See oli juba hea koht, kus need sulud avada. Ehk siis siia tuleb 2 × 4x ehk siis 8x ja 2 × 15 ehk siis pluss 30 kraadi. See on siis kõik need nurgad kokku liidetud, näeb välja siuke. Neid sulgi ei pea olema, aga need on nagu hea asi, mida panna, sest sa näed ise ära, kus need liikmed siin on. Ning millega see kogu asi võrdub? 360 kraadi. Ning miks see võrdub 360 kraadiga? Sest et see on ring. Kas kellelgi on veel selle kohta küsimusi, et ei saa päris aru? Või on titi-miti kõigil? Nice. Kena. Nii, mida nüüd teeme? Lahendame võrrandi, sest et tegemist on võrrandiga. Ning kuidas seda teha? X-id ühele poole ja arvud teisele poole, täpselt nii. Ma nüüd lõpetan markeritega jamamis ära, sest et ei viitsi väga. Ning siin tuleb siis lihtsalt need kraadid ja teisele poole kõik X-id juba on ühele poole. Selle 360 jätan siia alla ja siis tuleb miinus 20 muutub pluss x, pluss 5 muutub miinuseks. Kas te kesklinna kooli rahvas olete saanud kogeda Neonaat Navakivi või siis Saara Tali õpetamist? On nii lahe. Ta on minu paralleelikas, nagu oli gümnaasiumis. Really cool. Saara Tali oli mu klassiõde kusjuures gümnaasiumis. Crazy.
Life's crazy man, nii palju. X-id kokku, mitu X-id kokku tuleb? Terviseks vist. nii, mitu X-i kokku tuleb? 23 X-i, nii, mitu tuleb neid kraade kokku? Kui palju? 305. Võib olla küll jah, aga täpselt ei tea. nii, ja kuidas me X-i teadma? Jagame 353. Jagame 23-ga. jah, et hea on mõelda sellest niimoodi, et jagame kogu võrrandi 23-ga. sest siis see 23 siin ees kaob ära, aga selle peale tihti õpilased ei mõtle. et teda me jagame ju ka, et siia ette tekiks 1. aga noh, see on lihtsalt siuke väike nitpick. ja mitu kraadi siis X võrdub? 15. oli 15 jah? on inimesed nõus? 13,26. siin on vist ikka 15. see 300. siin tulevad erinevad mikrofoonid kraadidega. kuidas te saate erinevaid vastada? see 300 ise pole. see on 345. 375 on? 44. 345 on see? okei. kas tahvli peal nüüd on kõik õigesti? jah. väga hea. ja siis tuleb 15. nii, mis ta ühik on? kraadi. väga hea. või teete eksamiks valmis küll. nii, igal juhul. kas meil on nüüd ülesande vastas käes? no mida ülesanne meie käest küsis, vaatame alguses, vaatame teksti. leidke väikseima nurga suurus. mis asi see 15 on? X, seega sa teed 10 korda 15 minus 20 ja 2 korda 4 korda 15 pluss 15 ja 5 korda 15 pluss 5. Need on siis kõik need nurgad, on ju? täpselt nii, ehk siis kuna X on 15, siis me saame siia X-i asemele, siia X-i asemele ja siia X-i asemele 15 asendada ning siis me saamegi vastavalt rohelise, punase ning sinise nurga teada, ehk siis ma võtan kõige esimesena rohelise ehk siis 10 korda X ehk siis 15 kraadi miinus 20 võrdub siis 150 kraadi ja miinus 20 kraadi võrdub 130 kraadi. ehk siis see rohelise nurga suurus on 130 kraadi. see on asi, mida me nüüd teame. Lähme edasi. punane. 5 korda X, kas kõigil on selles osas aru saada, et mida ma praegu teen? kes kõigi eest rääkis praegu? okei, davai, sa tead. Mirta, eks ju. Mirta teab, nii. 50 ja see on siis 75 pluss 5 või? 5 kraadi pluss 5 kraadi võrdub 80 kraadi. okei, ehk siis see punane on 80 kraadi. jah. praegu nagu, kui ma läksin gümnaasiumist sinna ülikooli, oi, ma sain šoki, et kui kole käekiri seal ülikooli õppejõududel on. Nad kirjutavad ka nii kiiresti, no wonder, et see käekiri nii kole. igal juhul ma võtan selle. jah, sa võid otse siia X-i asemel asendada, aga sa võid ka näiteks siia X-i asemel asendada. siia on lihtsam, on lühem. ehk siis sinise nurga saamiseks saame 8 korda 15 kraadi pluss 30 kraadi. palju see tuleb, aidake mind? 150 kraadi, nice. nii, kas nüüd on meil vastus olemas? ehk siis ülesanne küsib, et leidke väiksema nurga suurus või noh, ta ei küsigi, ta palub seda. ja jah, kõige väiksem nurk on 80 kraadi. seega see ongi praegusel juhul siin see vastus, et ilus on sõnadega nüüd vastus välja öelda. et noh, näiteks siin all, et ma ei viitsi pikalt kirjutada, aga ilus on sõnadega pikalt öelda, et väikseima nurga suurus on 80 kraadi.
ma kirjutan siia lihtsalt selle 80 kraadi. sellepärast ma kirjutan siia peale nii palju aega. vot, kas ajud on soojad? väga. nüüd ei tea, kui palju meil aega asjadega tegeleda on. mul on tema vait.